Kui sinu human design keskkond on turud, siis turgude inimesena ühest küljest võid sa tõesti nautida aja veetmist füüsilistel või virtuaalsetel turgudel. See tähendab seda, et kui sa lähed reisile, siis sa võid olla üks nendest, kes hea meelega külastab kohalikku turgu ja vaatab, mida põnevat sealt leida võib. Ja väga võimalik, et see keskkond täiega inspireerib, toidab, laeb sind, seal tekivad ägedad ideed, kui su keha tunneb ennast hullult hästi. Sama võib kehtida ka virtuaalse turu kohta ja tegelikult turgudel on nagu selline hästi ülekantud tähendus. Sõltuvalt nüüd sinu noole suunast on sul oluline kas ennekõike hoida silma peal, enda valdkonnas, enda nii-öelda turul toimuval, millised inimesed seal tegutsevad, milliseid tooteid-teenuseid nad pakuvad, kes mille poolest erineb, eristub, mis jääb silma, millised on uued trendid turul, milliseid tooteid-teenuseid sinu turul liikuvad kliendid tahavad ja vajavad. Või siis teistpidi jällegi panustada, oleneb taaskord noole suunast, on ju, aga et panustada sellele, et sina oleksid ise nähtav ja selgelt eristuv sulle olulisel turul. Ehk siis väga võimalik, et sul on vaja selleks, et kõht oleks täis ja et sa tunneksid ennast hästi, on vaja olla nähtav enda klientide jaoks. Kujuta lihtsalt ette nagu päriselt füüsilist turgu, keskturg, ja kui kõik letid on täpselt samasugused, kõik pakuvad täpselt samu asju, täpselt sama hinnaga, siis mis muudab su atraktiivseks kliendi jaoks? Mille poolest sa eristud? Mida paremat saad sa talle pakkuda? Mis üldse toimub? Ja väga võimalik, et sellises sobivas inforuumis või siis ka füüsilises keskkonnas viibimine, ma ütleksin, et ka töötamine kohas, kus tegelikult liiguvad sinu valdkonna inimesed või siis sinu kliendid, on nagu täiega sinu teema, käimine igasugustel messidel, konverentsidel, see kõik on sinu jaoks väga toitev, täitev ja väärtuslik ja vajalik. Ja nüüd, kui sa opereerid näiteks virtuaalsel turul, hoiad silma peal aktsiaturul või kinnisvaraturul, siis elada võid sa tegelikult ka väga mitte turgude keskkonnas, näiteks puhtas looduses. Nüüd, kui sa tahad natuke rohkem teada enda keskkonna kohta ja ka selle kohta, et kuidas sa saaksid sellest muutes saadud infot enda ellu ja töövaldkonda rakendada, siis minu humandesign.ee/keskkond, sealt leiad natuke lisalugemist ja ka ühe päris ägeda lisavõimaluse.